Tere, kes sa oled seda videot vaatamas. Minu nimi on Hanna-Rebecca, ma olen 21-aastane ja ma tahaksin rääkida ühest varjust, mis oli minu elus ja millest mul oli raske teistele rääkida. Ma arvan, et see ulatub tagasi päris palju aastaid tagasi, kui ma olin selline teismeline, päris noor ja ma arvan, et enamustel tüdrukutel või nagu enamus tüdrukud on tegelenud siis enesehinnangu probleemidega kas siis suuremal määral või väiksemal määral. Aga minu jaoks oli see päris selline õudne ja mingil hetkel ma olin päris pimedas kohas ja näiteks ka mingi aasta piiblipäevadel ma olin ruumi tagaosas ja ma lihtsalt nutsin lohutamatult ja mõtlesin, et Jumal, et kas sa unustasid minu ära, kui sa lõid, et miks ma näen teistes nii palju ilu, aga miks ma endas seda nagu absoluutselt ei näe ja ma mäletan, kuidas ma ei tahtnud filtrikonverentsile minna, sellepärast et ma tundsin, et ma olen nii kole ja ma tean, mis nad seal räägivad, et nad ütlevad, et sa oled kardetavalt imeliseks loonud, aga ma ei uskunud seda, mul oli nagu, et ma mõtlesin, et see on selline päheõpitud lause. Ja tegelikult mul oli raske sellest oma sõpradele rääkida, sellepärast et ma ei olnud kuulnud, et mu sõbrad väga räägiks, et nad arvavad, et nad on koledad või et neil on mingisuguseid selliseid probleeme ja ma tundsin ennast kuidagi nagu üksinda ja ma sellel hetkel ei osanud neid probleeme ka kuidagi Jumala ette tuua. Aga ühel hetkel ma kuidagi tundsin, et ma tahan sellest kellelegi rääkida, sellepärast et mingisugune lahendus ju pidi olema. Ja ma vaikselt hakkasin oma sõpradele rääkima, kuigi seda oli väga hirmus teha, sellepärast et sa räägid midagi, mis teeb sulle haiget ja võib-olla teised naeravad su üle ja võib-olla mõnel hetkel oligi, ma sain nagu sellise tagasiside, et teised ei mõistnud nagu seda, millest ma rääkisin, sest nad võib-olla ise ei olnud sellisel määral sellega kokku puutunud. Aga ma tean, et Jumal sai väga mitmeid inimesi minu elus kasutada, et rääkida tõde minu ellu. Ja tegelikult need mingi hetk nagu aitasid. Kui keegi ütles mulle näiteks, et sa oled andekas või sa oled ilus, siis ma olin nagu, vau, et sellel peab ju mingisugune tõepõhi all olema, et kui nad ütlevad seda mulle. Aga mingitel hetkedel ma tundsin, et ma kogu aeg nagu ehitasin seda mingisugust, ma ei teagi, mingisugust hoonet või nagu sellist asja, mis ehitas kogu aeg seda tunnet nagu paremaks, aga mingitel hetkedel see lihtsalt jälle varises kokku ja ma tundsin, et ma olen jälle seal põhjas ja mitte miski ei saa, või mitte keegi ei saa mind aidata. Ja lõpuks, mis ma praegu tean, on see, et ainult Jumal saab siis tervendada seda nii-öelda varju, siis, mis minu sees on olnud. Ja ma usun, et kui me räägime nagu sellest asjast teistele, siis see vari mingis mõttes hakkab nagu vaikselt kaduma, et see ei ole mingisugune vari, vaid et see saab nagu päris asjaks ja sa saad hakata sellega tegelema. Ja nagu võib-olla sa vahel mõtled, et okei, et kui ma käin nagu rohkem trennis ja võib-olla saan nagu peenemaks, et siis ma arvan, et ma olen ilus või võib-olla ma kasvatan oma juuksed pikaks või võib-olla ma kasutan rohkem meiki, et siis ma olen ilus. Aga ma ütlen sulle päriselt, et need asjad lõpuni nii-öelda ei paku sulle seda rahu või see ei tervenda seda mingis mõttes nagu haava või seda, mis teeb seda valu, kui sa mõtled enda kohta võib-olla mingisuguseid selliseid halbu mõtteid, vaid ainult Jumal saab seda parandada ja ma võib-olla olengi hästi palju tundnud, et kui mul mingitel hetkedel on raske sellega, et ma mõtlengi, et ma ei oska mitte midagi teha või ma olen kole, siis ma lihtsalt nutan ja ma lähen Jumala ette ja ma ütlen, et Jumal, ma ei tea, kuidas ma sellest saaksin vabaks või kuidas ma sellest üle saan, aga alati, kui ma palun Jumalat appi, siis mul nagu läheb enesetunne paremaks. Ja ükskord ma vaatasin ühte jutlust, kus Steven Furtick rääkis siis Jeeriko müüride langemisest ja ta rääkis seal sellest, et see salk käis 6 päeva ümber siis nende müüride, et need langeksid ja siis 7. päeval need tegelikult langesid ja siis ta ütles, et aga kui sa jääksid seisma nii-öelda sellel 6. päeval, sellepärast, et sa mõtled, et need müürid ei lange, aga sa kunagi ei tea, millal võib tulla see 7. päev, kui need müürid langevad ja mina mõtlesin ka, et kuidas saab nagu nii olla, et ma ei saa nagu sellest vabaks või mitte miski ei aita. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma tahan ära oodata selle 7. päeva, kui need müürid siis langevad, kui mul on nagu parem olla ja see pani mind kogu aeg nagu edasi minema, see lootus, et ühel hetkel peab paremaks minema ja läkski.
Lõpuks ma tahaksingi sulle lihtsalt soovitada, et mine vaata Eleri kõne, seda videot, mis tuli nädala alguses välja, sellepärast, et ta räägib detailsemalt seal sellest, et kuidas sa saad võidelda nende varjudega või sarnaste probleemidega, sest et ma praegu ei jõua sulle võib-olla nii detailselt rääkida, aga ma ütlen sulle ühte, et ära anna alla, sellepärast, et lahendus on päriselt olemas ja see lahendus on Jumalas. Aga kui sa võib-olla mõtled, et kuidas ma selle lahenduse kätte saan või kuidas ma pöördun Jumala poole, siis lihtsalt sa võid kas või mulle kirjutada või kellelegi, keda sa tead kogudusest, aga lihtsalt ära jää selle murega üksinda, sellepärast et vaenlane saab muidugi kasutada ka seda üksi olemise aega sinu vastu. Lihtsalt räägi teistele ja nemad kindlasti aitavad sind. Ja nüüd ma tahaksin laulda teile ühe loo, mis on hästi tugevalt seotud ka selle minu tunnistusega ja see laul algab sõnadega, et kes olen mina, et üks kuningas mind tervitab ja olin murtud, kui päästis mind tema armastus ja ma võin öelda 100%, et mind on päästnud nii paljudel hetkedel ja nii paljudest olukordadest just ainult Jumala armastus. Kes küll ma, et üks kuningas mind tervitaks. Olin murtud, kui päästis mind tema armastus. Tema armastus. Kui poeg vabastab, tõesti vabaks and, olen Jumala lapse. Vabadus, mille maksis ta, on suur see arm. Olin patus, kui Jeesus suri minu eest. Jah, just minu eest, kui poeg vabastab, tõesti vabaks and, olen Jumala lapseks and. Isamaa ja seal on üks koht mu jaoks, olen Jumala lapseks and. Kui poeg vabastab, tõesti vabaks and, olen Jumala lapseks and. Valisid mind ega hüljanud, olen see, kelleks kutsun mind. Minu poolt sa, mitte vastu, olen see, kelleks kutsun mind. Valisid mind ega hüljanud, olen see, kelleks kutsun mind. Minu poolt sa, mitte vastu, olen see, kelleks kutsun mind. Olen see, kelleks kutsun mind. Olen see, kelleks kutsun mind. Kui poeg vabastab, tõesti vabaks and, olen Jumala lapseks and. Isamaa ja seal on üks koht mu jaoks, olen Jumala lapseks and. Kui poeg vabastab, tõesti